Need noored mehed laua taga on valdav osa Eesti Olümpiakomitee ja Eesti Autospordiliidu ühisest projektist Team Estonia. Nende peale loodetakse, neid toetatakse. Kindlasti on selles nimekirjas väga erineva kaaluga sõitjaid, kuid paljudel on juba midagi ette näidata. Loomulikult selle aasta autospordi kuningliku ala vormel 1 alpiinemeeskonna varusõitja Paul Aron. Mind nähtakse kui tulevast potentsiaalset sõitjat, et ma ei ole võetud sinna varusõitja positsioonile selleks, et lihtsalt oleks keegi, kes on varusõitja. Et mind arendatakse ja mulle antakse neid kilomeetrid selle vormel 1 autoga, et näha, mis on mu potentsiaal ja samamoodi mind ette valmistada, et kui üks hetk ma saaksin autosse hüpata, siis ma oleks valmis. Et ma ütleks, et minu programm on suhteliselt tihe ja mul ikkagi on väga palju tegemist, kuigi jah, sükest puhast võistlemist ei ole. Et näiteks need esimesed 2 etappi ma olin tehases simulaatoris samal ajal, kui teised poisid olid raja ääres ja tegin sükest tööd, mille nimi on siis Sim Support ja kuidas see käib on siis niimoodi, et peale teist vabatrenni saadavad insenerid raja ääres kõik seadistuse ideed, mis neil on ja siis teise vabatrenni ja 3. vabatrenni vahel olen mina simulaatoris ja öö läbi proovin need kõik läbi. Kindlasti ei plaani Aron liituda sel hooajal mingi muu sarjaga. Lootust on, et sellel hooajal saab noor võidusõitja ka rajale, kus ja millal seda ta veel ei tea. Junioride WRC maailmameister Romet Jürgenson aga teab täpselt, kus ja kui palju ta sellel aastal sõita saab. WRC2 siis saame kindlalt teha 6 etappi, pluss siis Briti sarja 6 etappi, millest ka juba 1 on tehtud. Et selles suhtes üsna selline ikkagi korralik programm, kui kõik nüüd õnneks läheb, et 12 rallit võib ka tekkida veel juurde midagi, et see 100% kindel ei ole, aga vähemalt see baas on ikkagi väga korralik, kust saab nagu midagi laduda. Juba paari nädala pärast aga astub Itaalia poole teele Kevin Pesuri meeskonna siin ehitatud driftimasin. 1000 hobujõuline BMW kerele ehitatud auto peab tooma sellel aastal kirkaid kohti kõige kõvemast Euroopa meistersarjast. Drift Mastersil on meil sellel aastal 50 sõitjat välja valitud, kes on siis taotlus muidugi tehakse sinna rohkem. Iga mees on vähemalt mõnekordne oma kohaliiguriigi meister, ehk siis tase on seal väga-väga kõva. Ja nagu ka meie sõber Kalle Rovanpera on öelnud, siis drift ja ralli, et tema ju sõidab mõlemat. Rallis paned 1 kurvi pikaks, ülejäänud katsega võid selle tasa teha, kui teistest meestest üle oled. Driftis paned 1 kurvi pikaks, on sul võistlus läbi. Kevini eesmärk on sellel aastal lihtne, võita see meistersari, aga sellised suured ambitsioonid on kõigil nendel noortel meestel.